evangeeliumi katkend, mis räägib meile palvest. Mis see tähendab palve, mis see tähendab tõeline palve. Räägib sellest, kuidas palvetada. Ja just see eriline olukord, kui keegi meist tuleb kirikusse selleks, et palvetada. Võib-olla ma ei räägi nendes olukordades, kui inimene käib missadel ja võib-olla ainult missadel. Sellepärast, et missa ajal on teatud reeglid, inimene peab täitma, peab osalema nii, nagu on ette nähtud. Aga kui keegi teie seast tuleb kirikusse erilisel viisil, siis kui kirikus ei toimu mitte midagi ja just ta tahab rääkida Jumalaga, kuidas ta palvetab, millest ta tahab rääkida Jumalaga. Täna püüame natukene mõtiskleda selle üle. Ma tulen, minu ees on see tabernakel, kus on Jeesus Kristus, kes ei ole nähtav või toimub adoratsioon, kui ma näen seda hostiat ja põlvetan, astun Jumala ette ja hakkan palvetama. Kuidas näeb välja minu palve? Millest ma räägin Jumalaga, millest ma tahan rääkida? Kas see on palumine või midagi muud? Selles perspektiivis mina arvan, et nii variseeri kui ka tölneri palve olid väga head. Nad ei palunud mitte midagi. Ei palunud, et Jumal annaks meile, vähemalt me ei kuula seda, et nad paluksid Jumalat, Jumal anna meile seda. Ka kindlasti toimus niimoodi, et nad tahaksid rääkida Jumalaga. No toimub niimoodi, kui inimene palvetab, eriti kirikus, siis juba mõtted lähevad ära, ta mõtleb teistest asjadest. Niimoodi, et mina midagi ütlen Jumalale, ja Jumal vastab mulle, ma kuulan seda ja toimub niisugune vestlus, mitte alati see toimub. Nii variser kui tölner püüdsid rääkida Jumalaga. Variseril oli niisugune tänupalve. Muidugi ei olnud hea, sellepärast, et ta tänas Jumalat, et tema on hea. Muidugi võiks tänada ja on vaja tänada Jumalat, sellepärast, et näiteks mul on head omadused, aga see on tänu sellele, et Jumal andis mulle. Tuleb ülistada Jumalat selle eest. Aga siiski on midagi selles palves. Kui tihti ma pöördun Jumala poole ja kiidan teda. Kui tihti ja kui tähtis on minu elus see ülistamine. Kui ma ei palu, võib-olla isegi ma ei uuri, kas Jumal annab mulle midagi või mitte, aga lihtsalt ülistan Jumalat sellepärast, et tema on hea. Võime kasutada erinevaid psalme, võime kasutada erinevaid sõnu selleks, et väljendada seda, mis on meie südametes. Kui näen, et midagi läheb halvasti minu elus ja kui on minu süü, aga väga tihti ja väga sageli tulevad niisuguseid olukordi, kui on minu süü, siis on vaja paluda andeks. Mitte häbeneda, aga pöörduda Jumala poole. Jumal, ma olen nõrk inimene, aita mind, halasta minu peale. Ja minu arvates just pärast seda, kui inimene suudab tänada, ülistada Jumalat, paluda temalt andeks just selle eest, mida ta oli teinud halvasti, siis võime pöörduda Jumala poole oma palvetega, et me midagi vajame tema käest. Sest kui me jõudsime selle hetkeni, esimene tänupalve, palume andeks, siis äkki meil on selge, millest me võime paluda Jumalat. Võib-olla see palve on täitsa teine. Palvetagem, et Jumal alati koos meiega oleks ja et me näeksime tema olemasolu meie eludes.